Tere, kallid inimesed! Kuna taas kord on kätte jõudnud aeg, mil õpilased lõpetavad oma loov- või uurimistööd, siis leidsin, et tihti on õpilaste tööde üheks suurimaks kadalipuks viitamine ning kasutatud allikate loomine. Selles videos räägin teile esmalt natukene allikatest ning seejärel viitamise standarditest ja lõpuks siis 3 erinevast viisist, kuidas oma töösse allikaid lisada, neid hallata, kõige tüütumatest alustades ja lõpetades kõige mugavama variandiga. Esimese asjana tahan teile südame peale panna seda, et kuigi Wikipeedia on hästi tore ning südamelähedane paljudele inimestele siis informatsiooni kogumise allikana, ei tohi me seda siiski enda töös allikana kasutada. Või tegelikult tohib. Aga kuna see väikene kild, mida nagu päriselt tohib oma töös kasutada, on niivõrd nüansse täis, siis tavaliselt ütlen ma lihtsalt, et ei tohi, sest muidu võib juhtuda selline hetk, et te panete Wikipeedia enda töösse ja te kasutate seda 90% tõenäosusega valesti ja siis on väga halb, et sellepärast ma ütlen, et ei tohi. Aga juhul, kui te tahate näha, et kuidas või millises mahus nagu Wikipediat võib enda töös kasutada, siis andke sellest märku ja kui see soov on suur, siis ma võin sellest uue video teha. Samuti ei keskendume siin sellele, mis vahe on tsitaadil või refereerimisel. Praegu me keskendume lihtsalt viitamistehnikale ja et saaksime teada, mis on siis kõige sellisem mugavam. Enne kui te mu juttu üldse edasi kuulate, siis räägime esmalt viitamise nõuetest või standarditest. Olenevalt asutusest või koolist, mille jaoks te enda tööd kirjutate, on teile määratletud erinevad viitamise standardid. Esimese asjana palun kindlasti lugege see oma kooli või mis iganes juhend läbi ja lugege see mitu korda läbi. See on tähtis samm, kuna sõltuvalt asutusest võivad teie nõuetes olla väikesed erisused selles osas, mida teilt nõutakse. Et juhul, kui teie juhendis on midagi eraldi välja toodud, siis palun kindlasti järgige seda, mitte üleüldist standardit. Ehk siis kõige lollikindlam meetod kasutatud allikate loomiseks on võtta lahti just see samune juhend ning kõik oma kasutatud allikad manuaalselt kirja panna, järgides iga kirja puhul seda, et kõik oleks korrektne. Ja nüüd peale seda hoiatust räägime APA-st. APA on üks mitmeid kaua aega tagasi välja töötatud viitamise süsteemidest. Ja põhjus, miks just selle välja toon, on see, et üldjuhul kasutavad Eesti asutused just sedasama APA standardit, mis tähendab, et teades meie viitamissüsteemi standardi nime, saame seda kasutada juhul, kui koostame oma kasutatud allikate nimekirja siis manuaalselt. Ütlen kohe ausalt ära, et minu arust on manuaalne viitamine üks tüütumaid asju uurimustöö juures. Sellegi poolest on tüütu, see tegelikult ei tähenda, et ta pole raske. Ütleme, et me uurime seda, kuidas kitarrimeistrid ehitavad oma instrumente ning me leidsime omale mingit toreda muusikakooli artikli või veebilehe, kus siis kirjeldatakse pinnapealselt seda, kuidas siis üheks kitarrimeistriks saab. Ja leiame, et antud artikkel sobib väga hästi mingisse meie töölõiku. Peale oma töös siis refereerimist soovime aga sellele algallikale korrektselt viitada. Ja kuidas me seda teeme? Me kontrollime APA standardit. Mul on hetkel lahti APA kõige värskema versiooni eestikeelne juhend, mis on siis tõlgitud või tekitatud Tallinna Ülikooli poolt mõned kuud tagasi. Ja antud tabel on selles suhtes väga hea, kuna see annab meile hästi palju näiteid erinevates situatsioonides. Vaadates meie artiklit, mis meil siin oli, leiaksin mina, et tegemist on kui me kerime natukene alla, on tegemist sellise toreda näitena. Siin meil hakkavad veebilehed ja veebisaidid pihta. Ja kui see esimene on lihtsalt tavaline veebileht,
siis mulle tundub vähemalt, et tegemist on veebileheküljega, mille autoriks on organisatsioon, mis siis tähendab seda, et nagu te nägite, kui me oleme selle 11 peal ja me klikime selle lingi peale, siis me saame ka natukene selliseid täpsemat infot. Nii et teemegi seda ja see ongi APA enda standardi veebilehekülg, kus me saame siis natukene võimsamat informatsiooni kui siit Eesti lehelt, kuigi tegelikult see tabel on ka väga-väga hea, et üldiselt ei pea siia lisaviitele minema, aga lähme. Ja mulle siis tundus taaskord, et tegemist on sellise artikliga, mille autor oli mingisugune organisatsioon või oli nagu mingi selline suur grupi autor. Kuna siin ei ole mingit sellist esialgset autorit olemas, et tundub nagu see ongi selle kooli poolt, mitte mingi individuaalse isiku poolt. Ja selle samase näite põhjal, mis meil siis siin on, paneme esimeseks asjaks kirja autori, ehk nagu me näeme siit, meie organisatsiooni. Ja selleks on meil selle artikli puhul Musicians Institute, et seda see MI tähendab siin. Võtame lahti mingit töö. Et mul on siin selline väikene näidis ja panemegi siis kasutatud allikatesse selle kenasti kirja. Et mis meil siin oli? Et esimese asjana paneme kirja autori ehk meie organisatsiooni Musicians Institute, peale mida tuleb punkt. Nii, järgmiseks kirjutame kuupäeva, mille paneme siis sulgude vahele. Ja kui me vaatame seda näidet, siis siin on iseenesest pandud see selline ameerikalik kuupäev, et kõigepealt meil on see mingi aasta ja siis meil on kuu ja päev. Ja kui me lähme tagasi, vaatame seda Eesti näidet, siis väikene erinevus meil siin on olemas. Et Ameerikas, võtame selle samase lahti, mis meil enne oli. Ameerika näites meil oli aasta, meil oli kuu, meil oli päev. Aga siin on näiteks aasta ja siis on 24 jaanuar. Et kui me läheme tagasi siia, siis me näeme, et siin oli natukene teistsugusem. Et siin on nagu 2018, mai 24. Aga meie paneksime kirja 24 mai. Ja te võite seda teha. Et näiteks, mis meie selle kuupäev on? Meil on 2019, jaanuar 8. Nii et me võiksime kirja panna niimoodi, et meil on 2019, selle järgi paneme siis koma ja mis me paneme? Jaanuar või 8. jaanuar. Ehk siis 8. jaanuar. Et selline kuupäeva esituse formaat, mis sest, et ta näeb natukene naljakas välja, on täiesti okei. Keegi ei saa öelda, et see on vale kuupäeva formaat. Aga kui me tahame natukene eestilikumad olla, siis ma võin kirjutada ka 8.01 ja mis ma oli 2019. Mingi aasta võin ka siia juurde panna. Aga põhimõtteliselt selline kuupäev nagu sobiks ka. Vahet ei ole, mis te kasutate, peaasi, et te jätkate selle sama kuupäeva vorminguga. Ja peale seda kuupäeva, mis me siis teeme, on punkt. Taaskord. Järgmisena paneme kirja lehe pealkirja, milleks meil siis on see, minu artikli pealkiri, ma mõtlen. Nii. Paneme, see on väga halb. Kui te tahate kopeerida mingit informatsiooni, kus on näiteks selline vorming on kaasas, siis võtame selle korraks ära, siis tavaliselt kopeerite seda lihtsalt nagu Ctrl-V-ga. Aga kui te hoiate all Shift-klahvi, siis te panete selle teksti endale ilma vorminguta. Et see on lihtsalt asi, millega te saate aega kokku hoida. Et paneme selle pealkirja siia järgmisena ning me peame jälgima sellist huvitavat asja, et see pealkiri tuleb meil tegelikult kaldkirjas. Nii. Peale pealkirja tahame lisada uut rida.
ja siis sinna paneme selle veebilehe artikli, mida me tahtsime võtta, sest meie allikas on hetkel veebipõhine. No võtame copy ja paneme uuesti siis Ctrl-Shift-V. Ning iseenesest, kui te vaatate seda, siis võib nagu tunduda teile, et meil see allikas on valmis, aga tegelikult ei ole. Mõned teist võib-olla mõtlevad sellist asja, et aga me peame siia lõppu panema ju selle, et millal me lehte külastasime. No, oleneb. See oleneb sellest, et lähme nagu siia tagasi. See, kas te peate panema veebilehe või mõne muu sellise mingi interneti lehe taha selle viimase külastuse päeva, see sõltub sellest, kas see artikkel või leht, mida te sinna panete, kas ta muutub. Et näiteks, kui teie panete enda selleks allikaks mingisuguse ajalehe artikli, siis teie ei pea panema siia lõppu enda külastuse kuupäeva. Ja see on sellepärast, et ajalehe artiklid, nad ei muuda selle postituse sisu. Ja kui nad muudavadki, siis sinna tulebki selline uuendus, mingi paragrahv kirja, et uuendatud sellel kuupäeval ja siis on see uus informatsioon seal. Aga nad ei eemalda vana informatsiooni ja see on hästi tähtis. Kui on olemas mingi veebileht, mis uuendab informatsiooni, aga vana on veel saadaval, siis see on ka täiesti okei. Te peate panema selle kuupäeva, mille teie külastasite ainult juhul, kui see informatsioon muutub. Sellepärast mina praegu siia midagi ei pane, kuna vaadates seda lehte, see ongi põhimõtteliselt nagu mingisugune artikkel. Et siin ma ei näe mingit põhjust, miks siin peaks midagi muutuma. Nii. Ja üks asi meil on puudu. Kui te vaatate seda näidet siin, siis te näete, et meil see esimene rida on algab lehe algusest, aga enne seda teist rida, kus meil see tuleb veebilehe aadress, siis siin on selline väikene taandrida. Ja see tähendab seda, et APA nende viidete standardite järgi, nagu te näete ka siin, esimene rida algab ilma taandreata ja kõik järgnevad read selle ühe viite all algavad taandrealt. Niipea kui teil tahab uus viide, siis teil on jälle lehe algusest. Et see on selline väga veider süsteem. Ja aga iseenesest sellel pole hullu midagi. Et selle jaoks, et seda teha, põhimõtteliselt kõigepealt ma pean saama ühele reale. Ma hetkel sain ta uuele reale enteriga. Ma ei taha enterit, sest kui ma vajutan enter, siis ta tekitab uue lõigu. Aga vajutame ta shift enteriga uuele reale. Siis see rida on seotud selle ülemisega. Kui ma vajutan lihtsalt enter, siis see on uus asi, uus lõik. Ja mida me teeme? Teeme sellist toredat asja, et kui te vaatate see üles, meil on need kolmnurgad. Põhimõtteliselt võtame selle siit kinni. Nagu te näete, see liigutab esimese rea taandet. Aga me tahame teha vastupidi. Nii et ma võtan sellest alumisest kolmnurgast kinni ja tirime näiteks kuhugi siia ühe peale näiteks. Ja siis ma võtan sellest ülemisest ristkülvikust kinni. Näed, ma hoian hiirt pealt, ütleb ka, et see on esimese joone taane ja see teine on siis ülejäänud taandrida. Nii et viime selle siia halli osa peale tagasi, kust lehekülg algab. Ja nüüd see tähendabki seda, et esimene rida algab siit, kus lehekülg algab, see, kus ääris on. Ja kõik järgnevad selle lõigu read algavad siit. Ja et ongi, kui ma lähen korraks tagasi, vajutan lihtsalt enter, siis te näete, et see on uus asi. Ta hakkab ka siit vasakult. Aga kuna meie tahame, et tema algaks siit, siis vajutame shift enter. Ja saaksime panna tavalise enteri ja siia nüüd panna järgmise viite ja järgmise ja nii edasi. Aga nagu te näete, siis kuigi see manuaalne viitamine on täpne ja te saate siit kõik need oma allikad leida või siis siit eestikeelsest viitest vaadata täpselt, mida te tahate viitada, siis kõik, see on hästi tore, teil on näited olemas, sellesama see PDF-i ma panen teile
kirjeldusse te leiate selle. Aga see on hästi aeganõudev protsess. Et enne kui me liigume natukene lihtsama sammu juurde, vaatame, kas meil manuaalselt tehes on ka võimalik kuidagi seda lihtsamini teha. Et on küll tegelikult võimalik lihtsamini teha. Mul on siin lahti võetud selline hea APA-allikas nagu Scribbr. Ja mida see Scribbr tähendab on see, et siin on hästi palju allikaid, üleüldised uurimustöö jaoks. Siin on võimalik kontrollida plagiaadi vastu midagi, siin on igasuguste viitamissüsteemide jaoks väga palju materjali. Ja ma näitangi teile kõigepealt seda, kuidas Scribbri abiga on võimalik genereerida head APA-allikat. Ma lähen korraks tagasi siia artiklisse, kopeerin selle uuesti. Ja ütleme, et siin vaikimisi teil on olemas mingi paar sellist allikatüüpi, mida te saate võtta. Aga kui te võtate siit Other, siis te näete, et tegelikult siin on väga palju erinevaid allikatüüpe. Näiteks te võite kas või isegi YouTube'i video siia panna. Et kui te olete mõelnud, kuidas viitada YouTube'i videot, siis palun väga. Või siis kui mingil põhjusel siin allikas ei ole seda, mida te otsite, siis te võite alati panna Google'isse see, mida te tahate. Näiteks mina arust siin ei ole podcasti. Te võite panna näiteks podcast, APA, citation, ja vajutategi enter. Ja siis te leiategi mingisuguse näite ja viite, kuidas sellist asja viitada. Aga meil oli mingi veebileht, ja ma võtan siit kõige esimesest. Miks ta on hästi tore on see, et ma võin hakata manuaalselt siia kõike seda täitma ja ta genereerib mulle selle viite. Aga tegelikult ma võin siia panna ka selle veebilehe, vajutada selle otsimärgi peale ning siis Scribbr, kui ma klikin selle nupu peale, ta üritab automaatselt kõik need lahtrid minu jaoks ära täita, mis on väga mugav. Nagu te näete, ta sai automaatselt lehekülje pealkirja kätte. Loomulikult ta sai aadressi kätte. Ta sai aru, et tegemist on mingisuguse organisatsiooniga, mitte ei ole ees- ja perekonnanimi siin, vaid ongi lihtsalt organisatsioon. Nüüd ma kustutasin selle ära muidugi. Musicians Institute. Okay. Kui te autorit ei tea, siis võite klikkida nupu peale Unknown. Kui te ei tea seda aega, millal see kuupäev siia pannakse, võite klikkida ka siia. Aga siin on see kuskilt, meil oli see kuupäev oli ka olemas, jaanuar 8, on ju. Aga tundub, et selle kuupäevad on veits veidralt võtnud, sest meil on jaanuar 8, aga ta on pannud mingi oktoober hoopis. Nii et võtame ikkagi 01 on ja kuu jaoks 08. Et isegi kui te kasutate seda automaatset võtmist, siis palun kontrollige need väljad üle. Ja siin on see, et millal me seda veebilehte kasutasime, võin klikkida today peale, et automaatselt täidab ära, aga nagu ka siin on öeldud, siis põhimõtteliselt me ei kasuta seda. Nii et mõnes mõttes on hetkel tühi lahter. Ja kui me võtame site source, siis meil ongi viide valmis. Kui näiteks ma klikin selle peale, click to copy, siis meil ongi see kopeeritud ja me võime panna ta kuhu iganes. Läheme siia uurimustöösse tagasi, võtame Ctrl-V ja nagu te näete, see on siin olemas. Ainult, et siin selle tahaksime niiviisi panna. Ja nagu te näete, siis siin on kasutatud natukene suuremat taandrida, kui meil enne oli, aga selles suhtes pole hullu midagi, et liigutame selle tagasi. Ja nagu te näete, siis kõik on iseenesest hästi tore. Ja ma näen praegu, et kõik on kaldkirjas. See on sellepärast, et ma unustasin kaldkirja maha võtta. Et teie ärge seda viga tehte. Nii, võtame siit kaldkirja maha, et ainult see pealkiri peaks olema kaldkirjas ja proovime uuesti. Et mis siis juhtub, kui ma panen ta siia? Nüüd ta näeb juba tunduvalt parem välja. Põhimõtteliselt täpselt samasugune on ju. Vajutan enter, nüüd on see sinine ka.
et niimoodi, et saaksite ise genereerida. Loomulikult, kuna tegemist on Ameerika lehega, siis siin on taas kord see kuupäev on veider, et me muudaksime selle ära kas siis 8. jaanuar või siis tähistaksime selle niiviisi, nagu ta meil siin üleval on, mõlemad viisid on okeid. Ning mis siin veel juhtus on see, et tundub, et kui me vaatame seda APA standardit, siis meie mõtlesime niimoodi, või mina mõtlesin niimoodi, et tegemist on veebilehega, mille autoriks on mingi organisatsioon. Ja selle näite põhjal, nagu te näete, siis meil ongi hästi selline lühike vihje. Meil on organisatsiooni nimi, meil on artikli nimi, meil on link ja see on kõik. Aga tundub, et tema mõtles, et see on nii-öelda tavaline veebileht, näiteks siit võttis midagi. Ehk siis ta pani selle autori, ta pani pealkirja ja ta pani siia nii-öelda selle veebilehe nime ka, et näiteks kui te võtaksite mingi Postimehe, siis siia tuleks Postimehes. Et see oleneb sellest, kas teile meeldib või mitte, mina näiteks võtaksin seda ära. Ma arvan, et seda ei ole hetkel vaja, aga kui ta sinna jääb, siis ega midagi hullu ka ei ole. Nii, nagu te siit eelvaatest näete, siis tuli peaaegu sama viide ja ainuke vahe oligi siis Musicians Institute Hollywood. Aga kui me vaatame uuesti seda, meil on olemas ka selline nupp, et nagu Export to Word, et meil on võimalik seda automaatselt kuhugi Wordi dokumendina salvestada. Kui me klikime või kui me hoiame hiirt peal, meil on võimalik tekitada või vaadata, kuidas seda teksti siseselt viitada. Et näiteks, oleneb sellest, kas me siis nii-öelda refereerime või tsiteerime. Nagu te näete, punkt käib ikkagi peale seda viidet, mitte enne viidet. Ja ma võin kõike seda ka kopeerida selles suhtes, et hästi mugav viis, kuidas seda hallata. Aga te märkate ka sellist asja, et ma korraks muudan seda viidet natukene. Te märkate sellist asja, et mida me teeme siis, kui meil näiteks on unknown. Tegelikult ma näitan teile. Kui me kerime siin alla sellel lehel, siis peale selle automaatse viidete genereerija, meil on ka igasugune selline informatsioon viidete kohta, kuidas seda teha teksti sees, kuidas teha ühe autoriga, mitme autoriga, organisatsiooniga. Tegelikult siin kõige alguses meil on üldjuhul see kopeeritud ka siia eestikeelsesse dokumenti, aga kuna see kõik on pärit siit ingliskeelsest, siis ma pigem soovitaksin, et vaadake siit. Ja nagu te näete, meil on siin olemas ka interaktiivne juhend, selline, kui te tahate mingisugust huvitavat asja viitada, nagu näiteks ma olen võtnud siit nimekirjast YouTube'i video. Ja siis siin on selline nii-öelda näide, kui ma klikin show format, siis ta näitab nii-öelda puhast formaati, et panete kanali nime, panete nii-öelda aja, tiitli, tähistate ära, et tegemist on videoga, ütlete, et on YouTube, panete aadressi. Ja siis kuidas teha seda teksti sees. Kui me võtame show example, siis meil on olemas ka nii-öelda mingite päris näidetega. Kui teile see ei meeldi, te võite alati siin üleval olevat seda generaatorit kasutada. Loomulikult te saate vahetada ka siin ka erinevaid parameetreid, näiteks kui te teate selle autori nime, siis te võite panna loomulikult ka niimoodi, et nagu te näete, algul meil kanali nimi oli Scribbr, aga kui te teate, et selle Scribbri kanali nime või selle kanali autoriks on mingisugune Jott Liu, siis te võite sellega ära tähistada, aga te ei pea. Samamoodi teil on näited igasuguste teistsuguste asjade jaoks, et mis siis, kui me võtame no date, siis nagu te näete, kuupäevaks ongi tekkinud selline asi nagu ND. Ja nagu te näete siit, siis ND tegelikult või te siit alt näete, et kui meil informatsioon on puudu, mis te teete, siis ND tähendabki seda, et teil on kuupäev puudu. Aga taaskord lühendiks on nii-öelda mingisugune inglisekeelne fraas. Eesti keeles, kui meil kuupäev puudub,
siis meil on selline 3 varianti, mida me saame selle asemel kasutada. Esimene on siis SA ehk sine anno, mis tähendab ladina keeles ilma aastata. Selle sine anno asemel me võime kasutada sellist lühendit nagu i.a, mis tähendab ilma aastata, mis eesti keeles tähendab ilma aastata. Ja 3. variant on siis see, et me paneme sinna nime kõrvale, kus meil kuupäev peaks olema, sellise fraasi nagu kuupäev puudub. Ja see on kõik. Et kuigi Eesti APA standardid vastavad kõik need lühendid, kõik need 3 tükki, SA, IA ja kuupäev puudub, siis kontrollige igaks juhuks oma kooli juhend üle, et kas teil on ilma autorita viidete osas mingisuguseid eelistusi. Ma tean, et päris paljud Eesti kooled kasutavad seda sine annot hästi populaarselt. Juhul, kui see kirjas ei ole, no siis laske tuld ja kasutage seda, mida te soovite. Aga jääge ühele truuks. Mitte niimoodi, et ühel viitel on sine anno, teisel on kuupäev puudub ja nii edasi. Järgmisena vaatame me poolautomaatset kasutatud allikate haldussüsteemi Google Docsis. No, meil on nüüd 2 viidet siin olemas, vaatame, kas me saame 3. veel teha. Teeme natuke väiksemaks. Ja nii. Selle jaoks tahame meie võtta siis tööriistade menüüst sellise asja nagu tsitaadid. Ja avaneb menüü, kus saame luua uue allika. Huvitaval kombel on siin valikad nii-öelda standardites valik päris kesine, aga kuna me kasutame APA-t, siis meid see ei häiri. Lisades uue viiteallika, me saame valida, mis on meie allikatüüp. Nagu me taaskord näeme, siis siin see valik on üsna kesine. Kui siin APA generaatoril meil oli, mõned valikud meil olid, siis siin meil on põhimõtteliselt raamat, veebileht, ajakiri või ajaleht. Ja see on nagu kõik. Proovime selle samase viite uuesti teha, mida me kogu aeg oleme siia pannud. Võtame siis veebisait. Meil oli taas kord mingi organisatsioon oli see ja pealkiri oli siis see huvitav asi. Veebisaidi pealkiri põhimõtteliselt ta mõtleb jälle seda Musicians Institute Hollywoodi, mida ma nii-öelda panna ei tahtnud, nii et mina jätan selle tühjaks. Väga hea. Võtame lehekülje selle. Ja paneme siia siis kirja avaldamise päeva, mis oli 8, kuu oli siis jaanuar ja aasta 2019. Ning taas kord, kuna selle artikli puhul ei ole tähtis see, millal see nii-öelda päriselt, millal me vaatasime seda, siis me võime selle praegu tühjaks jätta. Lisame selle siia ning meil on siin viidete allikates ongi olemas mingisugune tore viide. Selle jaoks, et seda nüüd siia kasutatud allikatesse lõppu päriselt lisada, siis Google Docsi puhul teie tahate kõigepealt kõik need allikad valmis koguda siia, lisada järjest neid viiteallikaid nii palju, kui te saate ning siis klikkida nuppu sisesta bibliograafia. Sest mida ta teeb, on see, et ta genereeribki kõikidest allikatest siis tähestikulises järjekorras teile kasutatud allikate nimekirja. Selle bibliograafia me kustutame siit ära ja vaatame, kuidas ta siis nii-öelda välja näeb. Põhimõtteliselt meil on ta suhteliselt sarnane. See kuupäev on veits veider, et meil on siin aasta, jaanuar ja siis 8. Et isegi kui me oleksime kirjutanud sõnadega, oleksin pannud jaanuar, siis ta paneb ikkagi selle jaanuari enne meie päeva. Nii et seda peame ikkagi korrigeerima 8. jaanuar või siis kirjutama ta niiviisi ümber, mis on nagu hästi tüütu. Nii, paneme enteri ja kõik on iseenesest korras.
Nagu te näete, siis põhimõtteliselt kõik need viited näevad iseenesest suht nagu samasugused välja. Kui me tahaksime seda viidet teksti sees kasutada, siis me läheksime, ütleme, et see kokkuvõttes ei viita. Läheme siia kuhugi esimesse peatükki, kus on mingi nonsense ladina keel genereeritud mul. Ma tahan viidet teha. Siis ma lähen siia lõppu, paneme tühiku või ei, nagu mäletame, viide läks ikka enne punkti. Nii et lähme selle viite peale ja klikime nuppu viide. Ning nagu te näete, siis ta on meil ilusti teinud selle viite. Et me ei pea nagu selle pärast muretsema ja see on hästi mugav. Aga kuigi viiteid on tõesti võimalik ühes kohas koos hoida, siis antud lahendus mulle väga ikkagi ei meeldi, kuna igat viidet tuleb nagu nii veidi korrigeerida. Ja kui ma peaksin oma viidet muutma, näiteks lähme siia, võtame muuda, ütleme, et ma ei tea, mul läks midagi sassi. Ütleme, et nüüd ei olnud Musicians Institute, oli näiteks Musicians Institute või paneme Musicians Zen. Vahet ei ole. Kui me võtame siit salvesta, siis nagu te näete, siin ei muutunud mitte midagi. Selle jaoks ma peaksin selle ära kustutama ja klikkima uuesti nuppu sidesta bibliograafia. Ja iseenesest see ei ole nagu suur probleem, sellepärast, et kuna Google Docs teeb siin teil selle töö juba kenasti ära, et kõik need allikad on teil olemas, siis nagunii te peate ainult töö lõpus vajutama seda nuppu ühe korraga. Nii et see ei ole nagu suur probleem. Kui teile tõesti meeldib Google Docs, siis laske käia. Tõenäoliselt neid allikaid ikka ei muuda. Aga juhul, kui te muudate, siis lähme tagasi siia, kus meie viide oli. Meil oli ta siin. Nagu te näete, ka siin pole mitte midagi muutunud. Mis tähendab, et igal pool, kus teil mingid vanad viited olid, te peaksite ära kustutama ja uuesti lisama. Et taaskord minu arust väga-väga tüütu asi. Aga kui ma pean nii palju manuaalset tööd tegema, siis ma teeksin pigem juba kõik täiesti ise. Näiteks läbi selle APA viitegeneraatori või täiesti ise trükkides. Kuna Google Docsis pole isegi erinevate viidete tüüpe, näiteks kui ma klikin siit, siis mul on ainult paar erinevat viidet. Mis siis juhtub, kui te tahate näiteks YouTube'i videot panna, mingit podcasti panna, midagi, ütleme, teie viide on mingi teatrietendus, kus te käisite. Need kõik on võimalik päriselt viitada, aga mitte läbi selle. Siis mina teeksin kas täiesti ise või vaatame viimast varianti, mis on minu arust kõige mugavam variant ehk Microsoft Word. Ja kuigi Word on tasuline programm, on see väga mugav ning võimekas programm. Vaatame, kuidas saab siis Word loov või uurimustööd kirjutades teie elu lihtsamaks teha. Nii, selle jaoks lähme Wordis references alla ja valime siit style alt APA. Nagu te näete, siin need erinevaid stiile, mida Word toetab, on päris korralikult palju. Meie kasutame ikkagi APA-t. Aga nagu te näete, siis hetkel Word kasutab APA vana standardit. Olenevalt asutusest, kelle jaoks te seda tööd teete. Te peate ise teadvustama, kas see versiooni vahe on määravaks teguriks või mitte. Kui teid väga see huvitab, te võite guugeldada APA 7th edition versus 6th edition ja siis saate need põhierinevused teada. Aga iseenesest, kuna APA 7. versioon tuli alles hiljuti välja, ehk 2019. aasta 1. oktoobril, siis nii palju kui mina näinud olen, pole päris mitmed asutused oma tööde vormistusdokumenti veel isegi uuendanud, et uue standardiga kaasa minna. Seega ma usun, et üldjuhul saate te 6. versiooniga väga edukalt hakkama või siis kui see vormistus ei ole nii raudselt kinni.
No jätkates enda näitega, võtame siit APA ja võtame Manage Sources. Ja ma igaks juhuks ütlen, et kui teil on eestikeelne Windows või eestikeelne Office, siis see referentsis peaks olema viited või midagi. Te näete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menüü vasakult. Et te leiate selle ikkagi üles, vaadates neid ikoone, mis mu siin on. Võtame Manage Sources ja tekitame uue allika. Nagu te näete, ma olen testi jaoks juba midagi siia teinud. Aga võtame siit New ja esimese asjana kindlasti võtke Language Estonian. Sellepärast, et kui teie jätate selle defaulti peale või võtate mingi muu keele, siis te saategi viite, mis on formaaditud teise keelde. Aga kui te võtate Estonian, siis Word juba teab, millist formaati eestlased tahavad ja selle tõttu on meie jaoks päris palju tööd ära tehtud. Juhul, kui teil siin language all ei ole Estonian, siis te tahate installeerida endale mingisugust, panete Google'is näiteks mingi Microsoft Word Estonian Language Pack ja te saate selle kätte, et installeerite ära, kõik on korras. Aga lisame selle samasuguse viite, nagu me kogu aeg siiamaani oleme teinud. Nii et meil on taas kord mingisugune website. Nagu te näete, siin neid erinevaid kategooriaid on ka päris palju. Erinevalt siis Google Docsist. Meil on mingi URL. Meil autor oli siis corporate. Name of webpage ja name of website. Nagu te näete siin all iga kord, kui ma võtan uue lahtri, ta näitab, mida selle all mõeldakse. Name of webpage on siis päriselt selle veebilehe nimi või artikli nimi, ehk siis see. Ja name of website oleks siis jällegi, kui see on mingi artikli nimi, siis see on veebilehe nimi, ehk see oleks näiteks Postimees või whatever, kohast te võtate. Kuna hetkel meie kasutame seda standardit, kus meil ei lähe vaja seda, siis ma jätan selle tühjaks. Ja täidame siis ära ka need aastad, millal see pandi. Meil oli siis 2019. Kuu oli siis, paneme jaanuar ja päev oli siis 8. Ja kui teil nendest lahtritest jääb puudust, ütleme, te võtate siit mingisuguse allika ja te näete, et teil on midagi puudus või näiteks teil võtate veebilehe ja te tõesti peate seekord kirja panema, millal teie seda külastasite. Siis siin all on selline valik nagu Show All Bibliography Fields. Kui me klikime peale, siis te näete, et meil on üle hästi palju asju juurde. Ja siin on recommended, mitte nagu required, et ma ei pea siia panema midagi. Aga nagu te näete, siis teil on olemas ka sellised väljad nagu year access, month access, day access, et me saame kirja panna, millal meie seda kasutasime, aga mina ei hakka seda praegu tegema. Igasugused muud väljad. Väljad sõltuvad sellest, mis te siit valite. Samamoodi te võite siia mingi lühikese nime anda, et kui te hiljem töö sees viitate sellele artiklile või allikale kuskil, et siis on hästi hea, kui te tunnete selle ära. Ma panen mingi, mis ta oli, MI, panen Musicians Institute. Et siis ma tunnen ta ära. Nagu te näete, teil on siin olemas ka mingi selline eelvaade, et kuidas ta välja näeb, et teksti sees ta näeks välja sääraselt ja teie kasutatud allikates näeks ta siis välja nii, nagu ta siin all on. Võtame close ja taas kord, kui meil on mingisugune selline töö, võtame siit niimoodi. Ma ei hakka seda väga formaatima praegu, aga ütleme, et see on teie uurimustöö. Siis, ja te tahate siia lõppu lisada midagi, siis teie võtate sellise nupu nagu Insert Citation ja klikite selle peale, mida te tahate tsiteerida. Nii et kui mina klikin ta siia peale, siis te näete, et ta on täitsa olemas. Aga te näete, et ma saan siia peale klikkida. See tähendab seda, et see ei ole nagu tavaline tekst Wordis. See on selline automaatselt uuenev tekst. Ma klikin siia paremapoolsele noolele, siis ma võin kohe minna seda allikat muutma, juhul kui mul tekib mingisugune probleem. Näiteks ma võin öeldagi, et mis meil oli, Musicians, Zen oli enne, võtame okei.
ja ta küsib, et kas ma nagu uuendan kõike. Võtame jah. Et isegi kui meil see viide oleks 2 kohas, no ma võin siia ka panna kuhugi suvalisse kohta. Lisame ta siia ka. Meil on 2 kohas Musician Zen. Vahet pole, kus ma uuendan teda ära. Ütleme, et nüüd ma olen mingisugune Zen. No võtame yes. Ja me näeme, et igal pool töös, kus me seda viidet kasutame, ta uuendab seda. Samamoodi, kui me klikime selle noole peal, meil on võimalik näiteks võtta edit citation. Kui meil on mingisugune raamat, me saame lisada, et mis lehekülje number näiteks on. Me saame, ütleme, mingil põhjusel tahame seda autorit mitte näidata. No, kui autorit ära blokeerite, siis ta võtab selle artikli nime loomulikult on ju. Või siis me võime midagi muud ära jätta. Võtame edit citation, ütleme, võtame aasta ära. Siis on lihtsalt Zen. Kui te sellist asja peaksite tahtma teha. Ja ütleme, teil see peatükk on tehtud. Teil on nüüd siin kuskil kasutatud kirjandus. Kui me tahame luua kasutatud allikate nimekirja, siis me kõik oleme tuttavad sellise sisukorraga, mis on automaatselt genereeritud. Aga Word, kui me võtame siit samast referentside alt sellise nupu nagu bibliography, siis meie, iseenesest vahet ei ole, mis me võtame. Võtame selle esimese ja kustutame pealkiri ära. Aga nagu te näete, siis meil on olemas kenasti allikas, meil on olemas veebileht, on ju. Meil on olemas kenasti see pealkiri, mis on siis ilusti küsimärgiga. Huvitav on see, ja isegi see kuupäev on Eesti formaadis. Huvitav on see, et ta pani isegi selle aasta siia juurde, mis on nagu põnevam, pole teistel näinud seda. Kui teilt see allikas häirib, te võite loomulikult selle manuaalselt ära kustutada, aga kui me lähme siia peale ja uuendame, siis iga kord ta paneb selle tagasi. Nagu te näete, siis teil on siin kenasti, mis häll asi ta siin on. Nagu te näete, siis meil on kenasti see taandrida ka. Ja kui me peaksime neid allikaid juurde lisama siia nimekirja, siis erinevalt sellest Google Docsist me lihtsalt tuleme siia, võtame update ja meil on olemas kogu aeg automaatselt uuenev korrektselt APAs, küll vanas formaadis, aga siiski õiges formaadis uuendatud allikate nimekiri. Näiteks kui ma läheksin siia ja keegi väga tahab, et tõesti panete selle mingi vaatamise kuupäeva ka, ütleme, et see on tänane, siis me võime selle ka siia panna. Mis meil on täna 2021, ehk siis 3. kuu ja 16. Võtame update. Ja siin ka. Et nagu te näete, siis nüüd meil on olemas ka mingisugune tore kasutamise kuupäev. Aga taas kord, olenevalt siis sellest allikast, te ei pea seda kasutama. Nii, mis tähendab, et kui teil on mingi üleliigne informatsioon, siis ärge pange seda sinna, sest muidu te teete kasutatud allikad lihtsalt palju koledamaks. Et see minu arust näeb kena välja. Ma isiklikult kasutaksin mugavuse pärast Wordi, või siis kui minu asutusel on väga spetsiifilised viitamise nõuded, siis ma teeksin seda käsitsi. Ma loodan, et see video oli hariv ning need, kes viitsisid antud video täiesti lõpuni vaadata, et nad teevad ise informeeritud otsuse sellest, millist viisi nemad enda töödes kasutada soovivad. Ja te võite mulle teada anda, et milline viis ja mis põhjusel teile endale kõige rohkem meeldis, et siis mul on ka selline huvitav statistika teada. Ja videos mainitud need APA genereerimise lingid või see eestikeelne tabel on kirjelduses. Aitäh vaatamast!